tänan kõiki, kes olid nii kergemeelsed, et lootsid, et selles raamatus on midagi niisugust, mis väärib lugemist ja võib-olla siis pärast ka mõtlemist ja veel, mine sa tea, äkki arvestamistki. Aga mõte, mis on kirja pandud, jääb loodetavasti elama autorist kauem ja kes teab, kes seda edasi mõtleb, kes täiendab ja lisab midagi niisugust, mille peale selle raamatu autori üldse ei tulnudki. Kõik edeneb ja iga tase on mingil ajal nendes tingimustes, kus me elame. Ja siingi on ju rida selliseid mõtteid kirja pandud, mida mõni aasta tagasi me polekski kirjutanud, sest nad ei olnud siis nii tähtsad kui praegu. Ja mõne aasta pärast need samad mõtted, mis praegu on väga tähtsad, tunduvad juba vanad. Nende asemel on uued ja probleemidki palju hullemad kui need, mida me siiani oleme näinud ja nõnda edasi. Nii et ma tahaks väga rõhutada, et kõne all ei ole õpik. See ei ole õpik, ei ole mõeldud õpikuks, seda ei ole õpik ja nii edasi. Alapealkiri on väga tähtis ja meie arvates üsna täpne ja nimelt, et ta on käsiraamat ise mõtlejale. Mõtlejale, inimesele, kes tahab mõtelda ja mitte lihtsalt sellepärast, et mõtelda, vaid sellepärast, et olla kodanik. Olla mitte lükata, tõmmata ja teha seda, mida kästud, siis kui kästud ja nii nagu kästud, vaid kes analüüsib tegelikkust, võrdleb seda oma kujutluses olevate ideaalide ja normide ja optimumi ja kõige muuga. Teades ideaali kohta väga hästi, et seda ei ole võimalik saavutada, aga see peab olema, selle poole me püüame. Ja muidugi on nii selle raamatu kirjutamisel kui ka üldse meie mõtetes ju oma osa igasugustel valimistel, sest et kõige tähtsamaid otsuseid tehakse ikkagi ju Riigikogus meil ja seadusandlus on nüüd eriti raskete ja tähtsate otsuste jaoks. Aga samal ajal teame väga hästi sedagi, kui raske see on, sest ega ju seadusi vaja ei ole. Vaja on seaduste kui regulatsioonimehhanismide toimemehhanismide toimeid. Aga kuidas nad tekivad, millest nad sõltuvad ja kuidas teha häid otsuseid. Teha selliseid otsuseid, mille pärast ei oleks pärast piinlik ja millele tänu hakkaks Eestimaa elama paremini ja inimeste elu Eestimaal muutuks elamisväärsemaks. Ja ma arvan, et see on nii tähtis asi, et seda liiga hästi teha ei saa ja kui meil on õnnestunud pisutki seda sellele kaasa aidata, siis tunnistan ausalt, siis me oleme õnnelikud. Nüüd ma näitan ühte pildikest siin, aga raamatus on neid natuke vähem kui 100. Need tekstid, või see tekst, mis on nende kaante vahel, muutub väärtuseks sedavõrd, kuivõrd inimesed sellesse süvenevad ja üheskoos arutavad. Nii et käitumuslik toime mingitel tekstidel tekib alles siis ja ainult siis, kui inimesed selle omaks võtavad, aru saavad, süvenevad, konteksti panevad, tähendused kõnevad kontekstis. Kontekst on mitu, igasuguseid, igas kontekstis on tähendus mõnevõrra teistsugune. Ja vaata niisuguse mõtlemisviisi omandamine, ma arvan, on see eeldus, tänu millele Eestimaa pääseb arenguteele. Ja ma näitan ühte ainukest joonist ja seletan selle juurde natuke. Et seal ülal servas paremal või vasakul muidugi, eks ole, on siis kõige lihtsam, aga kõige tavalisem õpe on mingid teemad kuulajatele, räägitakse natuke aega ühest, teisest, kolmandast ja ongi kursus valmis, tehtud. Teine ülemises reas keskmine on see kujutlus sellest, et on mingi kvalifikatsioon ja nüüd on korraldajatel aru saam sellest ka, missugune peaks olema kvalifikatsioon. Ja korraldatakse õppe nii, et see kvalifikatsioon, mis praegu on,
kujuneks tasapisi rahuldavaks, niisuguseks, nagu peaks olema, siin ja praegu. Ja nüüd, aga siin minu pool, ülal servas, on juba eesmärgiks saavutada valmidus, kus kvalifikatsioon on eelmises pildis kõik, aga siin ta on ainult üks pisike osake kvalifikatsioon. Aga kõrge kvalifikatsioonil on mõte ju alles siis ja ainult siis, kui on ka õige orientatsioon ja tugev motivatsioon ja lai eruditsioon ja sügav normaalne afiliatsioon ja intuitsioon ja tervis ja saavutatakse valmisolek tegutsemiseks. Aga nüüd keskmises reas see, mis oli siin eesmärgiks, on juba vahendiks ja valmisolek on tegutsemise eeldus. Eesmärgiks on produktiivne tegutsemine. Järg keskmises mitte tegutsemine, vaid tulemus, mis saavutatakse tänu tegutsemisele. Ja edasi juba need protsessid, mis saavad kulgema hakata tänu nendele tulemustele. Ja nii edasi mõtlemisviisist sõltub väga palju. Ja kui mõtlemisviis on vale, primitiivne, algeline, mida sa siis pingutad selleks, et seda rumalusi või tühist asja teha väga hästi? Võtet ju selle. Vajan kõigepealt luua arusaam eesmärkidest, seejärel siis vahenditest eesmärkide saavutamiseks ja nende kaante vahelt, mis teie kätte täna ulatatakse, võimaldatakse, on tehtud katse sõnastada probleemid, avastada nende tekkimise põhjused ja seejärel tekib võimalus juba ka luua meetmete süsteemi nende põhjuste vähendamiseks, mis takistavad ja nende eelduste loomiseks, mis soodustavad head lugemist. Tänan tähelepanu eest.